meediaproovile teistmoodi inimene, siis võiks kõnetada võib-olla seda uut õpetajat või Jaa, see on nüüd raamatukogu. Näed, Raino lõpetaski nüüd intervjuu. Sinna taha noole tippu jääb siis õpilasesindus. Jah. Evelin, oli see õpilasesindus? Jaa, õpilasesindus jääb siia kardinates siis sinna poole. Et siis, kes õpilased on kõige tähtsamad, siis kõige tipus. Klassid on jagatud nagu õpetajate vahel või teemade vahel või? Hetkel on valdkondade vahel? Ütleme niimoodi, et ikkagi valdkondade järgi ja nagu ainete järgi. Et siin tuleb keemiaklass, et oleme praegu proovinud, et hoiame ühed valdkonnad koos. Labor. See ongi nüüd labor. Jaa, just keemialabor on seal. Ja järgmine tuleb tavaline keemiaklass. Kaus peab seal kindlasti olema. Ja siin hulka paigutatud meil aga kunstiklass. Siia vahele on tekitatud sellised väiksed kabinetid, kus on õpilased nõustajad. Nii, soovitasin ka. Lähme nii. 38 peame tekitama, kuna üks klass, reaalklass, keda me siis meil kaks eritöömisest natukene. Üks on spordiklass, kus on siis koondatud kõik sportlased, kes teevad rohkem sporti kui 5 korda nädalas. Ja siis on selline reaalklass, kes saavad siis rohkem mõned lisatunnid ja koostöös siis TTÜ õppejõududega eri projektides osalemist. Siin on meil bioloogiaklass, aga siis liigumegi siit treppidest alla. Siit jah, me oleme kolmandal. Jaa, me oleme ka kolmandal. See on natukene puhtam. Ei saa tähetolm on ta siin, jah? Ma saan anda. Võiks seda tähetolmi ikka. Jah. Siit repist külaga jäänud. See on minu esimene kord ja mulle ka tundub. Nii, ja siit me jõuame siis söögialale. Orbiidile.
meil oli ju sinna, meil oli juhtumislaager, lapsed ööbisid ühe öö siin. Et siis, kui tegevuse pitsa ei taha mõelda, elame kuu korraga. See on meil hästi eriline klass. Siit saab edaspidi hakata neid ülekandeid tegema. See tehnika on siin selline hästi kaasaegne, et kui siin ruumis siis teha ettekannet, siis kõikides nendes klassides on võimalik seda vaadata ja siis see kaamera liigub ja võtab seda heli igalt poolt. Et siit on hästi mugav teha. See on selline kesti ja eviklass, et siis igasugused näiteks õpetajatele infotunnid ja asjad, et on võimalik. Ja me liigume siis nüüd võimla-alale. Selle peale. Indrek näitas küll meile, kus ta kõik oma teistes koolides ära võetud õpetajaid hoiab. Läheneme siis tagasi ruumist või tagapool ja lähme siis sealt eest välja. Kööki ka? Siit kööki ei saa. Enam ei saa. Hetkel ma täpselt tean tegelikult vastuse võlgu, meil see kasulik aeg on 1:30–2:00, kus siis on võimalik süüa, aga kell 11:00 20 minutit on ka justkui tegelikult lõuna ette nähtud. Aga ma arvan, et 3:00 äkki ikkagi on lahti. 4:00 on koolipäev. Jaa, kogu aeg. Ja kogu aeg. Tahaks loota küll, et iga pausi ajal on ikkagi võimalik mingi jooki võtta. Milline tutvustusettevõte võitis teil selle konkursi? Meil on ju hetkel uus konkurss välja kuulutatud, et veel ei tea. Ajutine tuligi lahendus meile. Jah, selle ma alati vastu. Just. Nii et siis siin on võimalus õpetajatel tööd teha, erinevad koosolekute ruumid on sealpool ja ka siinpool. Siin on esimeses boksis on meie juhtõpetajate ruum, järgmises on õppekorraldus ja haridus. Siin on jälle õpetajatele mõeldud ruumid töö tegemiseks. Ja siis on siin üksikud boksid ühele inimesele, kus on võimalik siis Teamsi tunde läbi näiteks viia. Siis on meil siin ka garderoobi ala ja siia tuleb siis selline niisama olemisala, kus saab süüa ja lihtsalt olla. Suht väikesed, et siia midagi mahutada. Ma ei mäleta ka neid just niimoodi lahti ei saa, siin on mingid, ikka näed jah, et siin on pigem selline 1 A4 mahub sisse, aga koolikott ja kott ju ei mahu, nii et ma ei teagi, kes siia mida panema plaanib hakata. Siin on siis saab õpetajatele garderoob. See on nüüd juhtimiskeskus, kus on juhtkond, direktor, juhiabi, õppejuht ja sealt edasi tuleb psühholoogi kabinet. Üks kabinet on meil tühi. Nii, võib siit edasi minna. Edasi vaatame psühholoogi. Muu on vaba. Tervis. Tulete siin tuurile. Näiteks teie ruumi ka. Tuleme siis siit kaudu läbi. Keda te siin lukustama hakkate? Õpilasi? Lukustusjässand siin. See on arvutite jaoks see saktel. Aga ta ei ole veel lõpuni viimistanud. Jaa. Siia tulevad erinevad plakatid. Noh, jah, kõik. Mis teil kogub? On seal kuskil kolmandal väike, see ongi õpilasesinduse juures, aga ta on ka selline väike kabinet. Jah, tavaline, aga ma arvan, et ongi mõeldud, et ta seal õpilasesinduse alal viibib välja. Aga
siin on siis selline projektiklassid 2 tükki. On ka paigutatud eriline tehnika, kõigist veel päris mitte, aga kus on jah, sellised projektid ümber juba läbi viima. Siin on meil siis jõusaal ja aeroobikasaal. Ja see oli jõusaal, jah. See on aeroobika. See on aeroobika. Ja ette ongi nähtud, et siis pool klassist saaksin maksimum viibida, et meil on 36 on selline keskmine klass ja siis 18 on korraga tunnis. Aga siis liigume veel korraks võimlasse ja abiruumid, üks on vist kehalistele kasvatusele ja asjaloimiseks tundub. See on tehmaruum ka siin. Jah, üks oli tehmaruum. Nii, ja lähme siis trapidest üles. Saad juba soojaks, üles jookseb. Meeleolu tekitada teatud aladel. Värviga mõttes, et seal oli kontrast. Ma kuulsin üks värv seal meeldib, aga ma ei ole ise jõudnud. Mingi huvitav sinine või roheline. Jaa, aga ei näe seda pargiroosat on ka väljas. Okei, selge. Väga huvitav. Aga siis jah. Aga nüüd ühe asja ma jätsin teile näitamata, aga siis teine kord võite tagasi tulla või keegi läheb ise. Teisel korrusel tegelikult meil on hästi suur auditoorium, linnude auditoorium, kus mahub 128 õpilast sisse istuma ja nad on siis, et ongi mõeldud filmide vaatamiseks või selline tõusev kalda auditoorium, mis on läbi 2 korruse. Kes tahab, saab seda veel otsida. Aga igal juhul suur tänu ja jõudu, jaksu. Ja tulge meil ikka külla. Lappi,